Aloha maailm, Kristel Raa siinpool ja tere tulemast seiklusele koos Aaloega, kohtumine Aaloega. Ja siin on meil üks terve perekond neid ja neid on päris palju siin. Kohe teeme väikse ekskursiooni ja siis natukene tutvume ka, et mis siis taimega tegu on. Ja siin on ta siis tänava ääres, eks see on kunstlikult siia pandud, aga siin on terve hunnik neid, nii et see, mis tavaliselt minul vanaemal aknalaua peal kasvas, on siin siis tänaval lihtsalt väike peenar tehtud ja nagu te näete, siis osad siin õitsevad ka, et siin on ka päris mitmeid eri tüüpe. Ja kui siin siis väike hoov või midagi tekiks, poleks probleemi, kohe oleks katta päris palju ja nagu on näha, on neid siin päris korralik pikk rivi. Ja kui sa oled siin täna olemas, siis ütle aloha väikese sõnumiga siin selle video all. Ja kohe siis tutvustan ka natuke lisainfot, mis siis tegelastega meil tegu on. Ja siin on siis igasuguseid neid sukulendtaimi veel päris palju. Päris lahe, päris eksootiline. Aloha maive olemas, väga tore. Ja vaatamegi siis, mis siin siis selle kohta räägitud on. Ja võib-olla sa võid ka jagada, et kuidas sinul on kogemused ja suhtumine või mis suhe sul on Aaloega või Aaloedega. Ja näen, Ülle on olemas, aloha Tartust, väga tore. Ja ma ei tea, kas te teadsite, aga Aaloe on tegelikult pärit siis Lõuna-Afrikast ja tänasel päeval võib teda leida muidugi väga paljudest eri riikidest nagu Madagaskarist, Jordaaniast, Araabia poolsaarelt, Mauritiuselt, siis igasugused piirkonnad, kus on siis Kesk-Euroopas kõik imelised seal mereäärsed piirkonnad, India, Austraalia, Põhja ja siis Lõuna-Ameerika, Hawaii saared ja nii edasi. Ja tegelikult on neid siis üle 550 erineva liigi ja paljud ei tea, et Aaloe ja Aloe vera on kaks eri asja. Ühesõnaga, Aaloe on see siis, mis on liik ja vera on siis üks osa või nagu siis üks liik sellest Aloe vera siis osadest. Ja paar sihukest huvitavat fakti, mis ma veel leidsin, jagan siin teiega. Ja siis saabki natukene ka suhelda siin ja Anneli Ernits on olemas, aloha. Ja näiteks, kas teie teadsite, et aaloed on täitsa võimalik ka panna siis sellistele kohtadele, mis võib-olla tavaliselt mõtled, et oi, ei tea, kas sinna võib panna. Et igasugused muidugi põletushaavad, üldse haavad on siis head. Soovituslik on ikkagi ka siis vaadata, kas ja kuidas, mis tüüpi siis aaloega tegelikult tegu on, sest on olemas ka aaloesid, mis on siis mürgised, 2-3 tükki on. Ja nüüd on siis isegi olemas aaloesid, mis on näiteks, kui on genitaalidel häda, on ka täitsa okei seda peale määrida. Et selline väga tore. Tavaliselt siis külmemates kohtades on ta meil sihuke aknalaua taim. Teistes kohtades siis võib-olla on nii, et suveks tuuakse välja ja siin ta kasvab siis aasta läbi niimoodi, kas siis kunstlikult pandud või ka metsikult. Ja on selline mõnus botaanikaaed kõndida siin sellest mööda. Ja siis, mis on veel? Vanasti siis kasutati seda, ütleme siin ajalooliselt. Loomulikult hästi palju siis oligi sellise taimena, et väikese siis meditsiinilise taimena, et ongi nagu siis tervendada.
ja vanad kreeklased ja roomlased siis kasutasid seda ka tegelikult siis haavade peale, aga seda kasutati ka siis tegelikult siis selleks, et kõhtu lahtistada ja seda võib-olla ka paljud teate, et selline lahe omadus on tal ka. Ja siin on üks väike siis sukulent, mäletan, minul vanaemal oli aias selline, mis ilusti tegelikult on ka, ta ripub ka väga hästi ja tal oli, ja siis mingi ette tõi selle ilusti tuppa ka suvest ära. Nii et oli päris lahe. Nii, ja nüüd ma vaatan Maive kodus aknalaual kasvavad aaloed, kasutame koduhädade kurguvalu haavade parandamiseks. Väga lahe. Jah, super. Nii et selline väga lahe taim ja üldse siin, kui olla siin Lõuna-Californias, siis hästi palju on siin selliseid eksootilisi taimed. Minu jaoks on see nagu iga päev kõnnid nagu väikeses botaanika-aias, et hästi põnev. Ja alati on hea, ükskõik kus te siis elate, aaloe võiks olla, siin on ka kellegi merineitsi akna peal, aaloe võiks olla selline lahe taim, mis on olemas siis teil kogu aeg aknalaual ja aitab siis igasuguste hädade puhul, nagu siin Maive sina ka jagad. Ja mõtlesin, et ega ei saa ju jätta siis ka väikest alohat ookeanile ütlemast, et täna on ilus ilm ja on täitsa soe ka, meil on siin päris jahe olnud viimastel päevadel. Vaatame, mis seis siin ookeaniga on. Leian mingi vaikse nurgakese. Väikese ronimise. Ja siin on veel siis meil sukulente, katavad terve piirkonna ära. Ja ookean on meil päris heas seisus täna. Väga tuuline ei ole ka. Ja üksik surfar. Siuke tere hommikust siis San Diegost. Ja on siin paar mõtet ka jagada. Tähendus aloha. Ja täna ma tahtsin jagada ka sellist mõtet lisaks siis aaloele. Et nagu te teate, ma alustasin siis nüüd Wildfiti coaching programmiga ja see materjali maht on üüratu. See tundubki, et nagu ma oleksin praegu ühe suure Mount Kilimanjaro jalamil ja vaatan üles ja see tundub täiesti võimatu ettevõtmine. Aga nagu te teate ka mind, siis mulle meeldivad igasugused katsumused, nii et väga põnev. Ja nüüd ongi hästi oluline sellistel hetkedel, kui tekib väike siuke ülevoolavuse tunne, et appi ma ei tea nüüd, mis nüüd saab või kuidas ma hakkama saan, mis iganes. Et on oluline hästi vaadata just kõigele sellele, mis on olemas ja mis on hästi ja mis on siis minu tugevused ja need siis töösse panna. Sest väga sageli sellistel hetkedel me hakkame hoopis vaatama teistpidi. Oi, ma ei tea, kas mul on piisavalt aega, kas mul on piisavalt fookus, tähelepanu, kõik sellised asjad. Ja kui seda siis ennast korrale kutsud, et jaa, kõik on olemas, ma panen regulaarselt kõik asjad käima, siis ei olegi midagi häda. Ja see ongi see väike nipp on ju, et sammu haaval astuda siin ja praegu. Et see on nii väike asi, aga see võib teha nii suure erinevuse just selleks kogemuseks ja kõik, mis sealt siis edasi tuleb. Ja meil on ka antud väikene siis katsumus, et terve selle siis 12 nädala jooksul on meil vaja siis kohtuda vähemalt ühe inimesega sellest tervest grupist, sealt coachide grupist, et teha väike siuke tutvumiskõne. Ja viimastel päevadel oleme siis tegelenud logistikaga, et panna need ajad ja siis kõned paika. Ja nüüd kujutage ette, siis seal on meil üle 100 inimese, üle terve maailma, siis kõik välja nagu selgitada, et okei, millal on siis
Sydney kellaaeg, millal on minu kellaaeg, kuidas minu asjad sobivad, kuidas selle Sydney inimese asjad sobivad või India või Austraalia sealt teised kohad või Uus-Meremaa. Et väga lahe asi on see Wildfit just sellepärast ka, et on tõesti siis just see võimalus ka globaalselt sellist hõimu kasvatada, et see on hästi-hästi põnev. Ja muidugi kõik, mis me seal õpime, on ka väga-väga võimas. Ja ma ei ole veel väga suurelt sellest rääkinud, aga siin juba osad inimesed teavad, osad inimesed on juba kirjas ja praegu ma selgitangi välja, mis seis sellega on, aga siis minu esimene Wildfiti siis proovi või pilootgrupp alustab juuli alguses ja praegu on seal juba kirjas 4 inimest, 6 kohta on siis praegusel kujul veel ja mu idee on teha siis 10 inimesega eesti keeles ja 10 inimesega inglise keeles, nii et esimest korda elus ajalooline hetk, 3 kuud, investeerida iseenda siis tervisesse, et kui sul on vaja natukene kaalust lahti lasta, kui sul on vaja toiduga tervemat suhet, kui sul on vaja rohkem energiat, paremat und, hästi-hästi palju erinevaid siis terviseteemasid, mis ei oleks lihtsalt see 3 kuu asi, vaid sellest saaks sinu elustiil. Vot siis see on sinu siis programm. Ja see tuleb hästi põnev ja ma kohe värisen mõteldes selle peale, et kui põnev see tuleb. Nii et esimest korda teen ka siis seda väga soodsa hinnaga, et selle tavahind on $900, see 3 kuud ja see esimene kord siis pilootprojektina teen hästi-hästi soodsa hinnaga oma siis Eesti fänniklubile. Nii et kui sul on see huvi, siis kindlasti võta minuga ühendust kohe kiiremas korras, sest ma usun, et kui ma suuremalt sellega siis ka tutvustused asjad teen, siis see esimene grupp saab lupsti täis. Et loomulikult, kui esimesse ei saab, siis need asjad tulevad edasi, järgmine tuleb siis oktoobrist, et seal on ka võimalus siis parda lüpata. Aga miks ma just soovitan mõtelda selle suve peale, on seepärast, et suvel on kõike head ja rohelist saada, eriti ka Eestis on ju, et see on väga hea aeg selle teemaga nagu alustada. Mina tegin kõike seda läbi ka isegi meil siin on ju talvel, et siis oli päris lisakatsumus. Nii et selline lahe asi siis saate juba mõtelda, väikse seemne panna. Ja nüüd ma natukene jagasin siin ka juba, aga tõesti mul on selline üleskutse, et kui sa vaatad seda ja panen siin teile ka natukene siis ookeani meditatsiooni, et peale Aarete seiklused siis podcasti imeliste aastapäeva tähistamist, mis läks väga hästi. Inimesed, kes olid seal kohal, väljendasid, et väga hea kraam oli, väga lahedad esinejad olid, aga et rohkem aega oleks vaja. Ja mina võtsin siis härjal sarvist kinni, et okei, teeme siis poolepäevase koolituse. Ja 15. mai on siis see aeg pandud kella 5 kuni siis 10:30 õhtul 5 erineva esinejaga, Ketlin Ingel-Villem, Sven-Erik Reiter, siis on meil Jürgen Christopher Korstnik, siis on meil Riina Raudsik ja siis ma ise ka. Ja põnevad teemad ja nüüd siis ma olen seda jaganud juba hästi palju igal pool. Nii et eriline võimalus ja tuleks eriti kurb, kui kõik siis esinejad on öelnud ja väga seda siis publikut ei teki, et selles mõttes erakorraline võimalus. Ja kui mõtelda, et mis on sellise sündmuse täielik väärtus, siis ikka ma arvan seal kuskil 100 eurot terve see kompakt, ikkagi seal on 5 inimest, kes räägivad ja vastavad küsimustele samamoodi. Ja ma tegin selle nii soodsaks 30 eurot terve see sündmus ainult ja kui sa tahad siis videot ka, siis 51 eurot kogu siis kupaatus pluss igasugused boonused. Nii et kui sa ise ei saa sinna tulla, siis lihtsalt osta kas või videod, see jällegi läheb podcasti siis toetuseks ja või siis lihtsalt osta see kingituseks kellegile. Kui sa tead, et kellelgi on praegu väga raske olla, et tal ei ole tööd või
on depressioon või mis iganes, ma garanteerin sulle, sellest õhtust saab ta palju-palju inspiratsiooni. Ja ma tean, et Eestis on see teema, et praegu te olete kõik istunud toas kinni, on ju, ja nüüd, kui kevad vähegi ennast ilmutab, siis kõik jooksevad tormi ja keegi ei mõtle, et 5 tundi istuda kuskil siis Zoomis, on ju. Ja point ongi, et internet on ju olemas, osades kohtades on isegi wifi väljas, on ju, et tehke sellest mingi lahe selline piknik, on ju, et võtad sõbrad, tuttavad kaasa ja vaatad siis kellelgi, kellel on palju siis mobiili internetti ja saate mõnusa pikniku teha looduses, kuulata toitu, mis siis vaimule tuleb ja nautida seda nagu täie rauaga, et no mis veel saab parem olla. Ja ma ei tea, kas ma lihtsalt ka nagu mõtlesin, et ma katsetan seda sellisel kujul. Ma tean, siin Kris Kala teeb sarnast asja, aga ta teeb siis, et iga selle siis esinejaga eraldi teha see, et noh, see on ka tulevikumuusika. Ja siin sellega seoses tuligi ka üks tuleviku idee, millest ma siis räägin podcastiga seoses ka edaspidi. Nii et ka selline lahe võimalus oma sisemise naisega mõnusalt aega veeta ja nautida. Ja iga siis esineja vahel on 10 minutit väike paus, saad tualetti minna, saad venitada. Kui on vaja kiiresti koeraga pissil käia, käid koeraga ruttu ära, mis iganes. Et siis täiesti selline lahe võimalus. Ja ega siis midagi, meie aeg hakkab vaikselt kokku saama. Suur aitäh, et olid olemas ja kindlasti, kui see inspiratsiooni pakkus, et siis jaga seda ka teistega. Ja järgmisel nädalal oleme jälle hommikul olemas. Kui sa vaatad seda järgi, kindlasti pane siia aloha, et ikkagi väikese selle aloha check-in'i 10 inimesega oleks hea nagu jätkata. Ja kui siis võimalus, vaata ka üle, ma panen siia ka lingi Aarete seiklused podcasti, siis aastapäeva see esimene siis lindistus sai täna ka ülesse. Põnev, seal on siis juba 3 esinejaga olemas, järgmisel nädalal on siis Marika Mülaidi ja Riina Raudsik oma ka ülesse tulemas, et väga palju väärtuslikku staffi, 1,5 tundi, küsimused, vastused, värgid ka, et kui sa ei ole nagu kindel, et kas see 15 mai on sinu jaoks, siis vaata see esimene osa ära ja siis on selge, et kas see on midagi sinu jaoks. Et südamest anname, kõik esinejad annavad ka südamest, annavad teile selle imelise kingituse 15. mail, nii et ära maga seda maha. Ja 15 oma numeroloogilise siis energiaga on ka 1 on siis meesenergia, 5 on transformatsioonienergia, kokku on 6, mis on naisenergia. Nii et tulge ja õpime koos looma ja voolama, et oleks väga-väga tore. Nii et, aga seniks, aloha, järgmisel teisipäeval kohtume. Mahalo ja kõike paremat, olge terved, olge kaitstud ja kohtumiseni.